raamatut, mis oli seotud Laatsaruse surmaga, oli kohutav. Vähemalt selle esimene osa. Mitte ainult Marta, Maarja, aga eelkõige Laatsarus ise ootas Jeesuse Kristuse tuleku. Tema on ju sõber, peab tulema. Võib-olla mitte ainult sellepärast, et ta tuleb tervendama, aga lihtsalt olla koos temaga, külastada teda. Võime väga tihti lugeda, kuidas ka praegu vanad inimesed peavad surema üksilduses, kas oma kodudes või hooldekodudes, sellepärast et nende lapsed ei tule külastama. Mitte sellepärast, et on mingi konflikt nende vahel, aga lihtsalt lastel ei ole aega ja need vanad inimesed ootavad, võib-olla küsivad, kas tulevad, aga ei tule ja surevad ära. Niisugune olukord võib-olla oli Laatsarusel. Ootas Jeesus Kristus viimase hetkeni, aga ta ei tulnud. Mida ta tundis? Kas reetmine või Jeesus Kristus unustas ära või ei ole aega? Raske öelda, aga kindlasti oli raske aeg tema jaoks. Ja nüüd mingi optimistlik osa. Jeesus Kristus siiski tuli ja andis Laatsarusele seda, mida ta isegi ei ootanud. Keegi ei ootanud. Marta ja Maarja ka. See on tõesti väga tähtis meie kõikide jaoks, et võib-olla tõesti teiste inimestega on niimoodi, me ootame neid, aga nemad ei tule, sellepärast nende jaoks me ei ole nii tähtsad. Aga mitte Jeesuse Kristuse jaoks. Jeesuse Kristuse jaoks me oleme kõik tähtsad. Ja ta tuleb. Tuleb kindlasti ka meie juurde, kui me oleme masenduses, kui me kaotame lootust. Tuleb selleks, et midagi anda meile ja anda rohkem, kui me ootasime. Aga nüüd jälle pessimistlik osa. Jeesus Kristus samuti ootab meid. Vaadake, nädala pärast me juba hakkame mõtlema, eriti mõtlema Jeesuse Kristuse kannatustest ja surmast. Ja võib-olla just täna tema tahab, et me oleksime koos temaga ja mitte ainult selleks, et paluda midagi temalt ja pärast Jeesus Kristus meil pole vaja, aga selle jaoks, et olla koos nendega, niisamuti nagu olla koos inimesega, kes ootab surma, lihtsalt olla koos temaga, tugevdada teda. Aga väga tihti meid see ei huvita. Mõtiskleme selle üle. Kas ma tahtsin küsida, mis on Jeesuse Kristuse kõige tähtsam just nendes päevades, kui ta ootab oma kannatusi ja surma? Mida ta tahaks meile öelda? Ja kuidas me võime olla koos temaga just tema kannatustes? Mitte kannatades ise, aga just koos temaga. Väga tihti me ei tee seda. Meid ei huvita, mida mõtleb Jeesus Kristus. Mõtiskleme selle üle ja äkki elame need nädalad, eriti praegused nädalad, niimoodi, et Jeesus Kristus ei tunneks, et tema on üksi. Ja ta ei pea kannatama füüsiliselt ja vaimselt, sellepärast, et ei ole inimesi ka kristlaste hulgas, kes ei taha olla koos temaga.